Tere õhtust, kallis stuudiopublik ja televaatajad LCD-ekraanide ja vanateade kineskoopide taga. On neljapäeva õhtu ja on käimas saade Su nägu kõlab. Elva gümnaasium kõlab tuttavalt. Sa teed siin? Kutsume lavale meie... Kuule, lõpeta ära, minu au ja kuulsus on siin. Sa pidid pärast hiljem lavale tulema, kui vaja koristada natuke siin. Ei olnud, jah. Valesti aru. Kuule, Eestis on ju uus naispresident. Ei või mina siis siin ühte õhtut saatejuhina leiba teenida. Mis sooline diskrimineerimine see olgu? Palk on ikkagi meestel kõrgem, nii et teeme selgeks, et ma saan 80 ja sina saad 20% näiteks. No ja mida sa selle ülejäänud 10%-ga siis teed? Mis 10, 80 ja 20 on 100 muide. See teeb kokku muide. Okei, igatahes. No jah, aga tead. Kutsume hoopis lavale meie tänase õhtu peategelased. Ma palun siia igast klassist ühe esindaja. Igast klassist üks esindaja. Tulge julgelt. Ei ammusta. Tulge. Jah, tulge. Julgelt. Ja siia. No okei, mine lavale. Ja julgelt. Mis sul seljas on? Julgelt. Ühesõnaga, tegemist ei ole pommiga. Teie ees on nupp, millele vajutades loosib süsteem teile välja ühe artisti, kelle tuntud loo järgi valmib teie tänane etteaste. Palume esimesena teie ette 8. C-klassi esindaja. Nii, ole hea, kogu julgust ja vajuta nupule. Sa võid pihta ka minna sellele. See ei ammusta, hea. Teie tänane õhtu esitaja on MC Hammer. Aitäh sulle, sa võid tagasi minna. Järgmisena 7. B. Ja. Ei ole, jah. Ei ole, jah. No vaatame, kes 7. B teeb siis. Lady Gaga, väga hea. 9. C. Ei ole, Eminem, kõva. Väga hea. Võid tagasi minna, aitäh. 8. A. 8. A. Jaa, julgelt. Kõva. Siia, vau. 7. C klass. Guns N' Roses, kõva. Väga hea, vedad sul. Nii, ma näen, üks hüppab seal. Las see hüppaja tuleb ka. Shakira. 7. A. Britney. Normaalne. Riietus on vähemalt olemas juba. 10. klassi esindaja. 2 venda 4. korruselt. 11. klass. Jäätis. Väga hea. 9. A. Eriti cool. 8. B. 21 pilooti. Väga hea. Ja üks õnnetu on veel jäänud. Sina oled 9. C, jah? Jaa. Sina ka Jaa, aga vajuta ikka. Ikka viimane. Väga hea ülesanne. Aga edu teile proovisaalis. Pea nüüd hoogu. Mis proovisaalis? Pea ise hoogu. Ega siin on õpilased nii andekad ja usinad, et esimestel on oma etteaste juba valmis. Seega... kuule, seal on ka mingi tühi laud veel.
Minu arust on hoopis keegi meil sealt laua taga puudu. Palume siia meie auväärt žürii. Au! Ja tänased kohtunikud on alati hulljulge ja meie klassi kõige ilusam blondiin oli pool aastat Kar-Gabriel Liie. Kiire nii palliplatsil kui ka vastuste andmises. Meie elektrik, kes pani kõik tuled siia ja sai ka ise elektrit. Kätlin Kentel. Kõrge kui elektripoist ning natuke pikkade liinidega, kuid täna on ta meie seas Lea Jürgen. Kuid kes on see salapärane 4? Loomulikult ei keegi muu kui alati sõnakas 68. lennu vilistlane Kelly-Katrin Rebane. Esimesena astub teie ette 8C klass, aga esmalt heidame pilgu nende proovisaali ning vaatame ka, kuidas MC Hammer ise seda laulis. Touch this. Yeah, that's how we living and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you want Ja võitja on MC Hammer. Siin on 4 inimest ka, kas teile midagi öelda ka? Nii, aga kuulame siis, mida kohtunikud teie etteastest arvavad. Kätlin, palun. Püksid oleks võinud rohkem kotis olla, aga muidu väga tublid ja see juukse lahendus on väga äge. Aitäh, Kätlin. Kas Jürgen, kas sellised püksid kuuluvad ka sinu garderoobi? Tuleb tõdeda, et kahjuks ei kuulu, aga ütleks, et väga vinge esitlus oli ja suur aplaus teile selle eest.
Aga jah, tõesti Kaidur. Ma ikka riietan ennast viisakalt, on ju. Karl Gabriel, mida sina arvad? No, paistab, et sa ei näe samamoodi välja nagu tema seal videos. Vaatasin, et olete ehk uuema aja stiili äkki võtnud kuidagi tolerantsem, ehti see soeng veel. Aga mulle meeldib. Aitäh! Ja mis emotsioone tekitas selline etteaste meie külaliskohtunikule Kellile? Ausalt öeldes ma olin alguses väga segaduses sellepärast, et see ei olnud MC Hammeri laul. Aga ma ütleks seda, et taustatantsijad ikka proovisid hullult küünitada sinu poolest. Need tantsuliigutused, need olid ikka tulikuumad sul. You were on fire. Aga jah, ilus. Aitäh, kohtunikud ja 8C. Võite minna puhkama. Kuule, mis sa arvad? Kas armastuses ja sõjas on ikkagi kõik lubatud? Kuule, ära nüüd nii lolliks ka mine. Kutsume lavale 7. B-klassi, enne kui Karmen veel selliseid küsimusi hakkab esitama. Aga 7. B-klassiga on meil täna kahjuks selline lugu, et nende peaesineja jäi vahetult enne siia tulekut palavikku. Aga me vaatame sellegi poolest ära, mida nad proovivideos on teinud ja siis läheme oma õhtuga edasi. Päris väge proov oli. Aga mõtleme siis korra, kes küll järgmine võiks olla? Ongi Metsakutsu või? Peaaegu, ei ole Metsakutsu. Eminem ikkagi. Igatahes, nüüd tuleb lavale, nagu Kaidur ütles, Eminem ehk 9. C-klass. In 5, 4, 3, 2, 1. Obi Trice, real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. I'm on the way. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? 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 That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever. I created a monster, cause nobody wants to see Marshall no more. They want Shady, I'm chopped liver. Well, if you want Shady, this is what I'll give her. A little bit of me, this is some hard niggas. I'm back, I let it jumpstart my heart. Quicker than the shock when I get shocked at the hospital while the doctor, when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. You waited so long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, jump back, jiggle the hip and wiggle a bit and get ready. Cause this is about to get heavy, I just settled on my lawsuits. You did it! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty. La 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 la
Keil jää ikka siia. Ikka Keil tule ikka tagasi. Üks julge võiks ikka meie sekka ka tulla. Kuula kohtunikke ka. Ei, tule sina ka ikka. Mis sa siin klassi juhataja niimoodi läheb ära. Aga vaatame enne teie proovivideo ka üle. See meil ununes täitsa ära. Nüüd, kui te nägite proovivideot ka, et kas oli paranenud asi? No absoluutselt. Ja kui ma ausalt ütlen, siis ma ei näinud, mis seal taga toimus, sest mu pilk oli lihtsalt naelutatud sinule. See oli täiesti, see oli nagu midagi enneolematut. Et igal juhul, kui suvel hip-hop festival on, et lähme koos äkki. Aitäh, Kelly. Vaatan, et Karl-Gabriel tahab ka sõna võtta. Vau, lihtsalt vau. Minu arvates oli Keil Siim parem Eminem kui Eminem ise. Võiks isegi tema kohta öelda Keilinem. Aitäh. Oskad ise ka midagi öelda, et nii hästi välja tuli, et kaua siis harjutatud on? Ütleme ausalt, et sõnu ei tule praegu suust välja. No, nii hea siis kohe. Aitäh. Aitäh teile. Võid nüüd puhkama minna. Aga režissöör mu kõrvas ütles, et aeg teha üks reklaamipaus, nii et vaatame ära väikse vaheklipi. Head televaatajad, see kauad hetk on tõepoolest kätte jõudnud. Või ma võin öelda kõigile spordisõpradele, tere tulemast Eesti-Vene maavõistlusele tugitoolispordis. No nii, Birgit, milliste tunnetega võistlustele vastu lähed? No täiesti fantastiliste tunnetega. Tere õhtust, siit areenilt ka minu poolt. Mina usun, et täna lahendatakse ära põhiküsimused ja nagu öeldakse tugitoolispordis, siis sometimes lose and always win. Väga hästi öeldud, Birgit. Aitäh, Kristel! Ja just jõudis meieni info, et esimene võistleja on jõudnud võistluspaari ajal. Oleme kõik väga pinevil ja olukord on pingeline. Tõotud tuleb pinevust täis spordiõhtu. Just nii, ja nüüd liigume telepildis edasi elutuppa, kuhu siseneb ei keegi teine kui meie tänaõhtune esimene võistleja, meie oma Kaidor Kompus, Eesti tugitoolispordi tõusev täht. Täna õhtul on ootused Kaidori suhtes väga kõrged. Ja lähebki lahti. Kaidor alustab oma sooritusega ja käsi haarab tugeva liigutusega külmkapist millegi järele. Liigutused olid koordineeritud ja kindlad. Siin oli näha jõulist liikumist. Kaidor on meil ilmselgelt väga heas vormis. Tal on sel hooajal tehtud juba üle 100 diivanitunni nädalas ja see on muljetavaldav number. Ja vaatame nüüd, kuidas Kaidor edasi tegutseb. Kaidori ees on valikud. Need valikud ei ole kerged valikud. Kas purk või pudel? Sujuva topeltliigutusega võtab Kaidor mõlemad. Milline elab fantaasia, milline sportlik leidikus, milline mõttelend. Aga nüüd on oma võistluspaigale saabumas kes? Jah, seal on Venemaa tugitoolispordi absoluutne tipp Karl-Gabriel Liie. Teda peetakse maailma tugitoolispordi üheks särevamaks täheks ja on näha, et Eesti läheb võistlustulle nõrgemas seisus. Ja räntsaki diivani peale. Vaatame patsatuse igaks juhuks aegluubis veel kord üle. Ja tõesti, see oli võimas. Oli kuulda, kuidas diivani vedrud nahisevad, väga stiilipuhas võtta. Aga nüüd, mida on vastu panna Eestil? Praegu juhtus see, mida oleme kartnud terve hooaja. Naine tuli varem koju. Võistlus tuleb kõige ärevamal hetkel. Nüüd peaks Kaidoril olema valmis. Kas tuleb vastus? Ei vali eestele mitte kaitsekat, vaid vali eksita vajuputamise. Väga põnev ja leidlik strateegia. Naine liigub ja lähebki välja. Ilmselt läheb välja kepikandi tegema ja Kaidor on tagasi võistlustules. Oli see ju eestlastele selle hooaja 7. õnnestunud naise vältimismanööver. Ja üle 40 eksita vajuputamise, see on uus rekord. Aga Vene
poolel toimub jälle tegevus. Venelane võtab viina, aga mis toimub eestlase poolel? Olukord on kuum. Kaider Kompus on juhtima minemas oma imelise kahekordse õllesooritusega. Aga mis toimub samal ajal Vene poolel? Ai, on pingeline olukord. Nüüd on tõesti vana hea Karla kord olukorras kuidagi välja tulla. Milline ootamatu pööre, täiesti uskumatu pööre Eesti-Venemaa digitooli spordi maavõistluse käigus. Aga nüüd, mis on Vene poolel toimuma hakanud? Karla viskab pinge alla, eriti rammusab itsitäie ja vajub diivanile tukkuma. Tema naine võtab puldi ja vahetab kanalit Vene estraadile. Uskumatu, võistluse lõpuni on jäänud alla minuti. 40 sekundit, oi. Vene mäng on nüüd küll täitsa sassis, aga mõlemad võistlejad on diivanil tukkumas. Hetkel Vene eestlane võistlust venelasel on valekanal telekas ja ei tule sellest teha sporti, ei tule. Jäänud on 17 sekundit. Kui Kaido suudaks ärgata, siis oleks võit siiski koju toonud. Aga 12 sekundit on veel jäänud ja 11, 10, 9. Ja eestlane teeb ühe maailma tugitooli spordi ajaloo võimsama rühitsuse. Kaider Kompus viib Eesti võidule. Eesti võidab. Uskumatu. Uskumatult pinev, uskumatult taksavägine võistlus on seekord Venelega ja erakordne hooaja lõpp. Meie oma Kaider Kompus suutis seda. Ta suutis seda ja viis ühe ainsa võimsa krooksuga Eesti tugitoolispordi hoopis uuele tasandile. Ja see oli tõepoolest meeldiv spordijutu. Tõepoolest, täname vaatamast ja kohtumiseni juba uuel hooajal. Sipis siin kirbud on. Kas sa siis ei näe või? Ei näe küll midagi, aga palume lavale siis 8. klassi järgmisena ja vaatame ka nende proovivideo enne ära.
Vägev. Mina kui suur Sky Plussi fänn ja Kivisaare austaja kuulen Tuli seda siia ka. lugu 7-8 korda päevas. Tuli siia ka. Aga no täna see oli erakordne, midagi teistsugust. Meil on üks elav jõulupuu siin. Elektrit ei saa või? Terve või? Kas sa elektrit ei saa siit? On ohutu ikka? Ja. Väga hea. Hea vast. Nii, aga kuulame, mida kohtunikel öelda on. Nii. Tants oli väga intensiivne, kuid mulle siiski jäi silma see, et olete täpi pealt tabanud seda siia tuima esinemisviisi, kus ta ei liiguta palju, kuid ikkagi laulab väga hästi. Kätlin, ma tean, et sina oled meil suur siia austaja. Kuidas jäid etteastega rahule? Jah, Karmen, sul on täiesti õigus, olen küll. Mulle meeldis väga siia riietuse lahendus, need tuled sobisid väga hästi. Tubli. Aitäh, Kätlin. Aga Jürgen, kas võttis jala tatsuma ja pudeli värisema laual? Jala võttis tatsuma küll, aga kahjuks pidin ennast tagasi hoidma, sest laval oli liiga palju alaealisi tüdrukuid ja see ei lõppe kunagi hästi. Kelly, ütle ka midagi. No pärast siukest kommentaari ei ole võimalik midagi öelda, aga ma kiidaks ka esinemisriietust. Ma ütlen ausalt, minu kuus kodus ei sära nii uhked, kui särad sina. Ja ma ütlen seda ka, et minu kuusel on ikka nagu tuledel on nagu pikk juhe taga, aga vaatan, et sa vist toodad ise elektrit või mis värk on. Vägev. Aitäh, kohtunikud, ja aitäh 800, te olite imelised. Karmen, kas sa oled kunagi mõelnud, kes oli see tark inimene, kes pani makaronid ja hakkliha kastma ühte? Ainult söögist sa mõtledki. Millest see küsimus üldse? Mõni asi lihtsalt käib kokku, näiteks nagu makaronid ja hakkliha, tark ja loll, pikk ja lühike, suusad ja kepid ka. Kaidar, sa oled ikka lootusetu juhtum. Tundub, et keegi peaks su õlale koputama ja natuke tarkust juurde küsima. No vaatame, äkki aitab 7C klasse meid ärast välja. Vaatame ka nende proovivideo ära. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, 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 knocking on heaven's door.
mistake, this was done for me. I cannot use it anymore. It's getting too much for me. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Noh, Kaider, ütle nüüd midagi tarka. No selle laulu laulis küll kuulsas Guns N' Roses, kuid tegelikult kirjutas selle Bob Dylan ühe filmi tunnusmeloodiaks. Aga filmi nimi läks mul kahjuks meelest ära. Edusammud. Tõepoolest, tõite talle natuke tarkust juurde, tal on hädasti vaja seda, ta peab kooli lõpetama see aasta. Ise ka tead, jah? Jah, nüüd tean. Okei. Aga kuulame, mida kohtunikud arvavad. No see oli nii armas, et te nagu ise laulsite seda. Kuigi mina ei... Kuule, suht norm jutt, aga ära praegu räägi, on ju. Et mina ütleks siinkohal, et väga vinge esitlus oli. Et sul potentsiaali on normis, kes sa laulsid. Et sa veel veits noor ka, aga tasa sõuad, kaugele jõuad. Ja Kidra, üks hetk, et kitarristidele selline väike nõu on, et selline, mida meistrid ikka ütlevad üksteisele, et kitarrile keeled ka peale. Kaargaabril tahab ka öelda midagi. No, bänd oli 5+, kuid ma olen siiski solvunud. Kõik fännid on nii kaugele, kõik pooled inimesed istuvad, mis kontsert see on. Tulge lähemale. Väga hea tähelepanek. Aga sellega on kohtunikud lõpetanud. Aitäh teile! Palun laseme saalist tuled ära. Mitte need tuled, Villem. Ei, Villem, ära sina lase tuld ära. Keegi selja tagant, palun laseme ära tuled. Igatahes, kuule Kaider, kas teil lõpetas ka Revo eelmine kord kahtlaselt vara tunni ära? No tavaliselt ta lõpetab kogu aeg 15 minutit varem, aga jah, täna läks eriti vara. Aga mina uurisin välja, kuhu Revo läks. Nimelt käib ta üksinda salaja aulas tantsu harjutamas. Seda oleks küll näha. Aga loodame, et need puusad täna ei valeta ja kutsume lavale õpetajad. Vaatame ka proovivideo ära. Boy, come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfecto. Babe, I know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right.
No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you could keep on taking it. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Don't you see, baby, see it's perfect. Baby, I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but you seem to have a plan. My will, self-restraint, have come to fail now. See, I'm doing what I can, so you know that's a bit too hard to explain. Oh, baby, when you talk like that, you know you got me hypnotized. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting. No fighting. No nii. Tuleme natuke ettepoole siis. Ei julgemalt ega keegi ei hammusta. Rääkige mulle, et kus te selle aulas salaja tantsu harjutama käiva Revo jätsite? Revo kadus ära. Väga kahju. Mina nii väga oleksin tahtnud Revo Puusi näha liikumas, aga hea küll. Ju siis läks õpetajate tuppa kohvi jooma lihtsalt ja ei harjutanudki võib-olla midagi. Igatahes minu meelest väga särtsakas etteaste. Kelly, mida sina arvad? No ma ütlen, et selles esinemises oli kirge. See oli nii sensuaalne ja ma ei tea, mind võttis küll kohe liikuma, see oli nii ilus. Ja ma ütleks, et oli nagu lõpus, te oli nagu taustatantsijad, te olite nagu merelaine. See oli nagu päikesetõusul 2 inimest on leidnud teineteist. See oli nii uhke. Ma tahaks teada, kes selle kauni kava kokku pani. Peale selle, et ta pani õpetajate puusad liikuma, ta pani ka toolid liikuma. Nagu bravo. Aitäh, Kätlin, sõna sinul. Tore, et ma lõpuks meelde tulin. Aga kui nüüd esitluse kohta midagi öelda, siis üllatavalt palju oli puusatööd, mis oli nagu väga äge. Aitäh teile. Jürgen, mida lisad? Ma ei oski midagi öelda, ma olen nii rabatud, aga võtaks siis 3 sõnaga asja kokku, et elegantne, šarmantne ja galantne.
Ja lõpetuseks Karl Gabriel. Näha on, et meie kooli õpetajad on töösse nii süvenenud, et on vaja ühte tugevat ja põleva hingega meest, et nad sellest eemale tõmmata ning sedagi kõigest tantsuga. Aitäh teile! Aga aplaus õpetajatele ja saadame nad puhkama. Aga jätame siinkohal pooleli ja suundume reklaamipausile. Kindlasti vaadake esitusi TV3 Playst järgi ja Leis kartulikrõpse ostke kindlasti. Tule ära juba! Aitäh! Suvereporteris on vana komme, et rannailma teadustatakse rannast ja ikka bikiinides. Nii et päikeseliste ilmadega tuleks rannas ilmateate lugemisega kompleksi vabalt Meie toime tuua. sõsarsaade Reporter Kanal 2 otsib hakkajaid ja julgeid ilmatüdrukuid. Kandideerida võivad kõik, kes kannavad bikiinid julgesti välja. Ja nüüd vaatame, kuidas läks kohtunike ees meie julgel kolleegil Peeter Ojal. Ma saan rõhkan on tulemas siit piirkonnast kuskilt. Osade lausete puhul näilis see, et sul langes hääletööl lause keskel alla ja siis jäi mulje, et lause saaks läbi. Aga ei, siis tuli siis hääletööl jälle üles ja jutt läks edasi. Et hääle kohta, et natuke valjemad. Ma tahan rõhkan. See hääl, mis sul on, vajabki natuke korrigeerimist ja natuke õpetamist, aga muidu see hääl on väga ilus. Aitäh! Aga sa ei kartnud ja selline loomulik orgaanika tuli sul iseenesest ja see ongi sinu hääl. Praegu sa lihtsalt loed võõrast teksti ja sa komistad. Ja seda teksti ma ei ole näinud, et mulle loetis ette. Mul on hea pea, ma küll ei mäleta midagi, aga mul on hea pea. Väga tubli, läbilugemata tekst ja vähe õppimata, see pole kõigile üldse jõukohane. No me sõpradega vahest mängime sellist numbrite mängu, et ta küsib, kui kiire oli tuul eile. Ja siis ma ütlen, et 7, ta ütleb ei vale, 5 oli hoopis. Noh, sellist numbrite mängu. Hästi emotsionaalne ja selline tore, aga natuke rohkem peaks tekstiga tegelema, mitte nii väga jälgima emotsiooni, vaid just nagu teksti. Aga mulle meeldis väga. No mul ei ole kunagi nii lugupeetavat ja tõsiseltvõetavat žüriid olnud, et me rohkem suhtlen selliste klounide ja veiderdajatega. Me häälele väga ei rõhu, et me teeme rohkem selliseid hiinakaid ja värke, et me häälele väga ei rõhu, aga see on tulevikus väga tõsiseltvõetav märkus, et tuleb kasuks. Sa oled enda kohta märkinud, et sul on Linnamaasteri universaali ja Martin universaali parimad omadused, et me ootame huviga. Ja ma imestan ise ka, et sõnad välja tulid, et pingutades tulid. Muidu väga ei tule neid sõnu välja. Meie pool kindel ja järgmine pool. Kui tuli on külm ja põletab jää. Palume lavale 7. A. Kordan, 7. A. Vaatame ka proovivideo.
supposed to know. Mulle tundub, et kütsite saali kuumaks. Kuidas on emotsioonid? Kõvad. Kätlin, anname sõna sulle. Appi, selliseid kostüüme ma ootasingi. Tublid olite, aitäh. Jürgen, emotsioonid? No tuleb tõdeda, et edaspidi, kui ma klubisse lähen, siis ma panen kindlasti endale prillid ette, sest no praegu küll väga aru ei saanud, kas olid poisid ja tüdrukud ja jõle õnnetu juhus oleks küll, kui ei veaks tüdrukuga. Karl-Gabriel, oskad ka midagi öelda? Et mind häigis üks asi, et see üks mütsiga poiss, tüdruk, mis iganes ta ei olnud. Ihast ta tantsu ajal, ma ei tea, kas teie tähele panite, aga tema heitis niimoodi pikali, et seeliku olune oli otse minu poole. Ehk ta... Mõtlesingi, et tahab äkki kohtunikelt lisapunkte saada sellega. Ja... Õnneks meie saates punkte ei anna. Aitäh, Karl-Gabriel. Kelly. No Jürgen, ma ei saa aru, mis prille sa ajad. Kuule, sihukese neiuga klubis kohtud, vaata seda sääre jooksu. Sa näed, see ei ole neiu. See nabane, blondid juuksed. Jürgen, mida sa ajad? Suur tänu teile kohtunikud ja 7 A. Tekkis küsimus, et kas sa tuled homme suusatama ka selliste riietega? Ei tea veel. Ei tea, okei, aitäh. Ta käib trendis muidu suusatama. No nii, aga keda meil siis järgmisena oodata on? No 2 venda 4. korruselt. Ei saanud aru, jah? Ma sain aru küll, ma aiman täitsa, mis sa mõtled. Ühesõnaga, teie ette astub 10. klass. Pilk proovi.
Vau, rebasekutsikad. Ega te olite tegelikult meil oktoobris ka samade nägudega ju. Ei, te üllatasite mind, super. Kas võttis igiseks ka või? Väga hea, ju siis võttis. Ais on küll. Aga kuuleme, kas kohtunikel veel tuleb sõnu suust? Kelly? No ma natuke olin segaduses, et kas nagu MacGyver on siia videosse ära eksinud, et no see mulle, et nagu okei. Number on jäetud sulle sinna laua peale, et helistama. Ja sellest numbrist räägime pärast lava taga. Karl Gabriel, räägi. Issand jumal, ma vist armusin. Vägev. Jürgen, ütle ka midagi. Väga vinge etast oli. Kiidan eriti Uku sinu make-upi. Ja pean siin kahjuks vabandama, et endal tõmbas ka jala tantsuma, et ma ikkagi ei ole ju klubis illusioon, et olen ikkagi Elva gümnaasiumi aulas. Kätlin, tahab ka öelda midagi või ei taha? Eks ma ütlen jah, et mulle meeldisid need mustanahalised lapsed seal. Okei, normaalne. Aitäh teile 10. klass. Mida sa teed? Kus meie ratast oli? Okei. See tagasi ei tule siis või? Kaidar, meil on üks saade juhtida siin. Okei, igatahes järgmisena 11. klass. 4 suurettevõtet ära kehtestanud pangamaksu. Ei tasu kirvega häälestama minna. Ma räägin teile, et juustu peale mingit lahet. Kas ma tohin siin? Helista mulle mobiilile, kuulen su häält siis kõikjale. Helista mulle mobiilile, kui mind vajad sa. Helista mulle mobiilile, kuulen su häält siis kõikjale. Kuulge poisid, võtame riigilt 4 suurettevõtet ära ja kehtestame pangamaksu. Ei tasu kirvega häälestama minna. Ma räägin teile, et juustul ei ole mingit vahet. Kas ma tohin siinkohal absoluutsemalt teemal sekkuda? Ära hakka, ja siis jõuame tulumaksuvaba miinimumini. Ei no, gaasitoru oli hea otsus. Oli ju, Jaan? No Jevgeni, sa oled ju maailmas käinud, ilma näinud. Mis vahe on siis Eesti ja Hollandi juustul? Martin, lapsed on olulised, mitte lambad. Kuule, sa ei räägi lammastest nii, kui mina siin olen. Ära hakka praegust. Mida sa mölised? Kuule, Rõivas, helista Toobule, las paneb sauna kütte, ma ei viitsi enam. Ei saa teiega asju ajada. Kus on vanakooli mees, konkreetne mees, õige mees, mu abimees? Kes mind hüüab, kes mind kutsub, kel mind vaja, kaunis maa. Tulge nüüd, lähme koos, hommik taas päevaloo. Sa näed, hingab maa, Vabandust, helista mulle mobiilile.
su vist juba meelest läinud, pole ammu me ju näinud, pole ammu me ju näinud. Kui mind vajad sa, mulle lihtsalt helista, kui mind vajad sa. Kui mind vajad sa, mulle lihtsalt helista, kui mind vajad sa. Helista mulle mobiilile, tulen sulle siis kõikjale. Helista mulle mobiilile, kui mind vajad sa. Helista mulle mobiilile, tulen sulle siis kõikjale. Helista mulle mobiilile, kui mind vajad sa. Mina tänan. Noh, Edgar, mis sa istud siin? Õigus, jah? No kuule, Toobalil on saun soe. Lähme või? Täna saime selja puhtaks. Kuule, Toobal ütles, et naisi ei või kutsuda ju. No siis lähme kahekesi. Lähme kahekesi. Oi, ma pesen su selja puhtaks. Lükka meid lausa kõvemini. Kas me saame äkki Edgari tagasi? Edgar, hüppa siia. Edgar. Hüppa, ühe jala peal. Rohkem sul Ma ei tund Edgarit. Ta õudselt tantsi. Edgaril on kiired ajad hundi silmas, jah. Ja lullu. No nii, ei, minu meelest, ma ütlesin, et eelmine klass küttis lava kuumaks, aga no see oli nii vinge, see on nii uskumatu, mis meil siin täna toimub minu arust. Aga rääkige, kas Ice Cream oli teie lapsepõlve lemmikbänd? Kindlasti. Kahtlemata, jaa. Absoluutselt. Laule peast? Kõiki laule teadsin peast. See oli nagu midagi imelist. Küsime neiude käest ka. Igatahes oli. Kui vanalt sa kitarri peal seda lugu mängisid juba? No põhimõtteliselt siis, kui see välja tuli, kohe hakkasin harjutama. Vägev, sa oled vägev. Staarid. Ma ei oska midagi öelda. Ulme vendris. No nii, Karl Gabriel, mis suhted sinul Ice Creamiga omal ajal olid? No, minul oli seda laulu kuuldes kõigepealt segadus, sest kellegil polnud mobiile, kõigil olid alles lauatelefonid. Tõesti, vau. Aga ma ei saa teile mobiilile helistada, kui te mulle oma numbrit ei anna. Kas tuleks keegi ja teeks seda, palun? Kelly, räägi parem sina seni kaua, kui siin numbri jagatakse. No kurbusega pean tõdema, et kõik sõnad olid peas. Ühe sõnaga lapsepõlv pole hukka läinud. Kõik on ikka asja eest. Aga väiksena ma ei teadnud, et see laul nii poliitiline on, et jumal küll, kõik poliitikud ja Edgar veeres kohale ja no täitsa lõpp. Aga ma ütleks seda, et kui poisid enam ei taha Edgariga bändi teha, et siis helistage mulle mobiilile. See on tagurpidi, ei saa aru. Aitäh. Kaidar, sa võid ka helistada. Jürgen, Kätlin? Ei ole sõna. Ma ütlen, et... Keegi sõna kandis sulle või? Ei, räägi siis. Okei, tuletas mulle väga minu nooruspõlve meelde, kui ma veel noor olin. Aga väga tublid tüdrukud ja ma loodan, et selg saab puhtaks. Aitäh! Vägev. Aitäh teile. Minge peske see selg puhtaks siis. Kahjuks pean teatama, et nüüd lähme jälle reklaamipausile. Ei ole midagi teha.
Noh, mis sa hiilid seal? Oh, mis ma siin ikka hiilin? Noh, mis me ikka passime siin? Lähme tuppa. Noor peremees, mis sa parandad siin midagi või? Traktorit. Omal ajal vajasid parandamist hoopis traktoristida. Mine saga oma jutuga. Tööriistad olid samad. Kruvi keera. Mis sa? Plära. Pole sind ammu näinud. Kuidas sul siis läheb ka? Mis seal ikka? Kuidas teil siin ka läheb ka? Meil on siin suured muutused toimunud ja... Tõsi ka? Jah. Mis muutused siis? Et meil on siin uus direktor, jah. Oi, kas tõesti? Jah. Kes see siis on? Kas garderoobi tädi Meeri? Ei. Kas Eve Saumets? Ei. Kas see kõige kurjem sööklatädi? Ei. Omal ajal oli kohvi suur defitsiit. Mis sa? Plära. Omal ajal jahvatasime kuuma vees ja soopis traktori rehve. Mis sa? Plära. Merike Allik? Ei. Remondimees Peeter? Ei. Mis sa? Vaata. Kas see õpetaja, kes tunni ajal kogu aeg arvutis istub? Ei. Kas see õpetaja, kes ainult kahtesid paneb? Jah. Tere, armas koolipere. Ei, tegelikult vana nali, jah. Oleme oma saatega jõudnud lõpusirgele ning jäänud on vaid viimased etteasted. Kuule, kuskil miskit toimub. Kus kohas? Jah. Kes see, jõuluvana või? Putin, Trump? Ei. Kus? Mis sa kuuled, Kaide? Ma kuulen, et 9 saa tahab lavale tulla. Aga enne vaatame proovi video ära.
eestlased, toome kulmud rulli, eestlased, vaja leida lolli, eestlased, kuskil miskit toimub, eestlased, kui miskit ei toimu. Poole. Üldsed tunded välja toomed, keritame noole. Läbi rändajad on meist tekitanud õudu. Kätte maksuks ikka ju kasutame jõudu. Maaelu ongi tegelikult eestlastele just see, mis vahel külvab rõõmu. Vahel ikaldust ja tusk on visa tulema ning meil on kohe must. Lepituse asemel mõisa härra näitab ust, siis peagi sütib kõrvik, kuid ka seda mitte kauaks. Üles tõusu mäletama jäävad kivist hauad. Langesid, kes mõtlesid, et nüüd on käes see joon, kust edasi ei lähe, vabaduse koju toon. Väike on see maa, kuid ikka avatluseks meile, kes tulevad homme ja ka siin käisid eile. Hoiak ongi jahe ja nii olema vist peab, siis iga junn ei mulise, et eestlased on seal. Meil üksteise peale ikka tihti kade meel ja kui ka miskit saame, ikka juurde tahaks veel. Läbi aja maju harjunud vähem aga ka, sest suurt rikkust pole olnud kunagi siin maal. Kõik mis siin ongi kivid ja barsaart, peodes mulda, mille osaks peagi saa. Kuskil miskit toimub, miskit ei toimu, kodus mulli, vaja leida lolli. Miskit toimub, miskit ei toimu, oled kodus mulli, vaja leida lolli. Oleme lihtsalt Eesti matsid, siis saksa härrad need, kes me laua ära katsid. Paganate mass vaid teotöös valgust näed, seda jama endas ka ju kannab tänapäev. Orjapõli loomavahud läbi elun pluss, kui sa oled eestlane, siis ole parem kuss. Anastajad, vallutajad, kõik on läbi käinud, esivanemate silmad, mida kõike need on näinud. Eestlane on jonnakas ja konarlik natuur, seepärast paganaid nii kaua kinni hoidis puur. Maaelu Eesti rahval ongi koiti mööda, ära parem mõtle eestlane, vaid ainult tööta. Siis sa tõndsaks saad rikas, kuid mis on see hind? On idanaaber olnud kogu aeg see sõrpind. Peab kaitsma väike riik, et kogu aeg ja mitte vahel. Ja jälgima, et eksistentsist ei saaks toiduahel. Eesti on ju nõnda väike hetk kaluubi all. Ei märka seda iga kosmod insenjor või pann. Nende jaoks see Maarjamaa on läbi sõiduhoog, kus pole mingit etendust, vaid kogu aeg teeb proov. Kuskil miskit toimub, miskit ei toimu, toome kulmud mulli, vaja leida lolli. Kuskil miskit toimub, miskit ei toimu, toome kulmud mulli, vaja leida lolli. Ja Moola meestega võiks teha paralleeli, sest eestlane on visa suhu võtma mitmeid keeli. Ta sama lahke siis, kui teine eesti keelt ei mõista. Sellest pole numbrit, Eesti mees saab ikka pesta. Innovatiivsus silma paistab mitmel rindel, kuid ümber veenda ei saa rahvast, kes on täitsa kindel. Et see, mis tulevikus profitit võiks tuua, tuleb esimesel võimalusel maha müüa. Välismaalastele, kelle talda keegi lakub, libe keelele, kes kohe head hinda pakub. Ja peagi algab häda siis, kui valimas on käidud, et miks küll pindu deputaadi silmas me ei näinud. Kuid selline see rahvas siin, kus kodu Maarjamaa, ka ise nende hulgast nii et lahkuda ei saa. Kuskil miskit toimub, kui miskit ei toimu, ole kulmud mulli, vaja leida lolli. Aga poisid, kus Kaja on? Õpetaja appi, meil tossab midagi. Kaja, kus sa lähed? Tule istu, tule seisa siia. Ei, tule, ära nüüd istu. Tule siia julgelt. Jaa. Mis muljed on, et kaua siis õppisite neid asju tegema seal keemialaboris? Kaja, 2 aastat. Tohoh, ja meile ikka ei õpetanud. No näed, no mis teha? Aga veel 2 aastat ja siis on selge. Ongi nii, vägev. Ma ei teadnud, et Eestis ka räppareid leidub. 2004 aasta laul juba. Kui sa maa all oled elanud? Ei, Elvas. 9A terve koosseis on räpparid. Ongi nii. Räpite ka seal laboris? Kogu aeg. Aga õpite ka? No koos räppimisega käib.
Vägev. Miks me nii ei õppinud? Aga oodatud 2 aastaks jälle. Siis läheb maru... Okei, ma siis ei lõpeta. Nii et tulge Elva gümnaasiumites, saate keemias räppida. Saate jõuluks keemia kätte. Keemia 2 kursuse või? Saame kätte. Vägev. Kohe tulen. Nii, aga kohtunikud, neiud, kuidas teile meeldis? No ma ütlen ära, et Kaja, ma käisin sinu juures päris pikalt keemias, minagi ei saanud seda katset teha. Käisin keemia õpikojas, ka ei saanud katset teha. Räpist rääkimata, kuigi ma püüdsin. Me areneme, kogu aeg areneme. No väga tore, et areneme siis, kui mina olen ära läinud, eks ju. Oodatud tagasi alati. Oi, aitäh. Aga tegelikult kiitus 9. A-klassile, et seal on nii loovad inimesed, selle asemel, et hakata vinguma, et pole raha lavatossu jaoks, eks ju, nagu enne Eurovisiooni tavaliselt on. Inimesed tegid ise lavatossu, nagu bravo. Kaja, võimas oled. Kätlin. Nii, väga tublid. Võtsite eestlaseks olemise väga täiuslikult kokku. Aitäh. Karl Gabriel, tahad ka midagi öelda? Noh, kuskil miski toimub 9. A. No eks siis on teada, kelle poole pöörduda, kui midagi koolis ära lõhutakse. Oleksid need keemiatunnid nii coolid, nagu nad praegu olid, siis ma ka ei hilineks sinna, ma arvan. Kas ei ole siis nii coolid või? Ei. Sina oled juba lõpetanud. Aga ikkagi ei ole. Aknast vaatan, meil on uhked akendega uksed koolis nüüd ja sealt on näha kõike, mida Kaja teeb tunnis. No aga nooremad nüüd, ütle ikka nendele, et keemia oli ikka kuul. Ja keemia on vägev. Mingi õppima. Keemia on preemia. Aitäh teile. Kuule, tead, keda ma nägin enne? Ei tea. 21 pilooti. Saad aru, piloodid. Oho. Sa ei tea, mis nad siin tegid või? Ei tea küll. Päris ausalt ei tea. Äkki sa tead ise midagi? Ma küll ei tea. Ma nagu mõtlesin, et meil saab kodanikukaitset õppida, eks ju, aga kas meil saab siis nüüd lennundust ka õppida või? No seda peab küll Tarmo käest küsima, ega ma ei ole siin kõige targem. Tarmo vast ikka teab. Ma nagu Facebookist vaatasin, seal ei olnud. Seal oli ikka see kodanik. Instagramis ka ei olnud, seal oli ainult see kooli buffet, see foyees. Ja. Muud ei olnud midagi. Ma ei tea siis, lähme uurime või? Ma arvan küll, et lähme vaatame pliid üle. Et siis... Me lähme guugeldame, me pärast ütleme teile. A senikaua 8B. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
to identify where it's coming from. I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, funny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, funny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Enne kui me teie poole pöördume, siis mina guugeldasin seda asja ja mina ei saanud, et Elva gümnaasiumis saaks nüüd piloodiks õppida. Aga ma mõtlen, ma küsin kohe direktori käest, et on selline asi võimalik ja kui on, siis millal? See on väga hea küsimus, on muidugi selline valikkursus on, 35 tunniga saab õppida. Pakkusime välja, aga ükski 10. klassi õpilane ei registreerinud kahjuks. Ilmselt nad võtsid need piloodikursused siis äkki Tallinnas või, ma ei tea. Aga mis siin ikka, hakkan pihta. Kätlin. Teie esitlus tekitas väga palju erinevaid emotsioone. Väga tublid, aitäh. Mehed, mis kostate? Tahaks otse küsida, mis su kätega juhtus, mis on mustad on? Viskasid kodus sütt või? Jah. Vägev. Rattal läks kett maha. Aga miks kael on ka must siis? Kael sügeles. Jürgen, sõna on sinul. Jürgen, Kelly, raputa teda. Ärka ülesse. Karmen, etteast olime päris hea, aga sa tulid lavale, see riks kõik ära. Ega sa koolis ei ole, et sa magada võid? Hea küll. Kelly? No igastahes, kui järgmine aasta keegi peaks registreeruma sinna kursusele, siis ma loodan, et nii stressis piloodid ei tule, sest sorry, aga mina küll ei taha sinna lennukile astuda, kui siukesed näod vastu vaatavad. Aga aitäh teile 8B. Kaidar, kuule, kas sul on aastavahetuseks plaanid tehtud juba või? No muidugi, linnavalitsuse vastu pannakse telk püsti ja Singer-Vinger tuleb esinema. Muud varianti ei ole. Aga tead, täna õhtune viimane etteaste on midagi palju ettemat kui üks Singer-Vinger, üks massikommunikatsioon või jumala puberteet. See on ikka midagi võimsamat. Me palume lavale 9. B-klassi. Novi God, Novi God, Novi God, Novi God, Novi God, Novi God. Новый год, все мечты исполнит. Новый год,
hoidatud küünlad igas majas, igal aknal täitsa kõva. Mulle see sobib. Kas oled käinud Soomemaal ning sul on uhke riperaal käes istumas? Metsas elab rebane ja vees elab vaal. Novi koht. Uus aasta, uus miina. Novi koht. Uus aasta, uus dilemma. Novi koht. Erikas ja vodka. Novi koht. YMCA. Novi koht. Jõulupuu ehitub kullas, muinasjutuks on märgunud maa. Tuuled ja meri, the whole city. Lapsed jõuludeks ajavad 7 ning endist Insta-lapsu juba töötled. Võided uusaasta vlogi, sest tahad feimi. Novi koht. Uus aasta, uus miina. Novi koht. Kas ostame Opel Astra? Novi koht. Ma armastan Venemaad. Novi koht. YMCA. Novi koht. Novi koht. Ohaval rohu väljal istume pruudiga, rüpame tšaid. Naine on kuri ja mul suht paha. Saun on meie aastane püha, hüva leili meestele. Kastölled lumes ootamas on oma järge. Novi koht. Uus aasta, uus miina. Novi koht. Uus aasta, uus siina. Novi koht. Kartulane ja vodka. Novi koht. YMCA. Novi koht. 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 Tere. No see oli küll vingem kui Singer. Oi, thanks mees, aga... Palun, thanks. No ma ütlesin sulle, et see on midagi veel paremat. Aga kohtunikud, teie täna õhtused viimased sõnad. Öelge kõik, mis teil öelda on. Jah, Kätlin võid rääkida, ega see hea kartma. Sina Kulgeti kutt oleks nagu videost tulnud. Väga tubli, aitäh. Kas annaksid mulle enda numbri? Ütle ka midagi, Karl Gabriel. Et tegite minu aastavahetuse palju ilusamaks. Siis kui aastavahetuse esimesel paugud käivad, siis mõtlen teile. Kena keha, viskaks viina. Kelly, mida märkad sina? No ma olen väga tänulik, et te tõlkisite selle laulu ära. Sain minagi lõpuks aru, milles see laul on. Ja tõesti, mis võiks olla parem, kui 4 kelmikat noormeest teevad midagi, mis neil teeb tuju rõõmsaks ja see oli lihtsalt selline ilus. Vau. Me täname. Jürgen, ütle ka midagi ilusat siia lõppu. Väga ilus etteaste ja suured plusspunktid selle poolt, et laulu ära tõlksite, sest mul läheb seda tõsiselt vaja. Suur aitäh teile, väga vinged poisid. Aitäh, hea hinnang.
Teeme suure aplausi neile, viimastele esinejatele. Aga veelgi suurem aplaus läheb meie tänaõhtusele žüriile. Saadame nad välja teenitud puhkusele. Aga veel enne, kui me läheme kõik oma väga kaua oodatud jõulupuhkusele, siis ma tahaksin sind, Kaidor, tänada selle üllatavalt talutava koostöö eest. Ma ei tea, kas koostöö hea oli, ma oleks ilma sinuta paremini hakkama saanud, segasid ainult vahele kogu aeg. Et ma ei tea, mine korista äkki. Ja mehed, kunagi ei tunnista. Aga meil on tänusõnu üle anda hulgi. Kõigepealt me tahame tänada meie publikut, tehke endale üks suur aplaus. Siis me täname Elva gümnaasiumi, me täname meie klassi ja klassijuhatajat Merikest, kes täna on kahjuks nii haige, et ta ei jõudnud isegi meil siia tulla, aga teeme tallegi suure aplausi. Ja see ei ole veel kõik. Ma paluksin järgmistel isikutel siia tulla. Mirja Jõgi, Kärt Kurvits, Tiina Lauri, Egert Silk ja Kristen Kotkas. Need inimesed on, kes on aidanud tehniliselt. Egertile loomulikult kõik teavad, mille eest see aplaus ja väike tänutähe piparkook läks. See on imeline, mis ta meil on suutnud selle tehnikaga siin täna teha. Aga see selleks. Aga ka see veel ei ole kõik. Enne kui hakata vahele minema ja Karmen koristama läheb näiteks ja õige töö peale naaseb, on režissööril veel väike üllatus teile plaanis. Kuidas meil edeneb? Meil edeneb üldse, meil on kõik asjad tegemata, ühtegi videot pole valmis, ma ei ole tantsu isegi harjutanud mitte midagi. Meil on kõik tegemata. Aga kuna nuppu saab? Mul tuli nuppu, me teeme Jürgeniga selle nädala juurde. Mul tuli nuppu idee, aga ma pole seda Kaideriga veel harjutanud. No. Kaheni roegi. Okei, nii. Mis...
ütleb ei, 5 on hoopis. Noh, sellist numbrit on kõik värki. See 7. B. Ei ole kedagi 7. D-st. Tuleb. Nii, palun. Nii. Kes see, mis see? 7. C. Nii. Kus on 7. C tublid lapsed? Või no, kutsume ühe lapse. 7. C. Tuleb või? No, paneme kõrvale, küll ta tuleb. Nii, 8. A. Ka ei ole kedagi või? No kas te kadunud olete kõik nüüd niimoodi? 8. B. Piloot tuleb. 21 pilooti, palun. Häid jõulu sulle. Nii. 8. C. No tule. Mis su särgi peal kirjas on? See päkapikkudele see ei meeldiks. Häid jõule. 9. A.
häid jõule. 9. B. Noh, 9. B, küll nad jõuavad. Kutsume 9. C ka siis juba siia. Ei, te esinesite päris pikalt siin juba, ma tegelikult piilusin kogu aeg sealt aknast. Mul Rudolf oli seal, oota, kus oli nüüd 9. B, kes sa oled 9. B-st või? Oled, palun, häid jõule. 9. C, kus 9. C on? Kus on 9. C? Tuleb. Nii. Häid jõule. See on täitsa suurem pakkaja. 10. klass. On 10, jah? Kuule, sul on BMW märk ju. Mul Rudolf teeb ka vahepeal nalja, paneb endale nina asemele BMW märgi ja siis sõidab ringi seal. Igavene selja. Nii, ja 11. klass. Kus on? Kus sa jala tagasi said? Soomest, jah? Soomest, vaat. Soome kvaliteet. Nii, aga siin on veel mingid pakid ju. Kas need lähevad ka? Kuna mulle tundub, et see on vist õpetajatele. Kes see tuleb? No keegi tuleb ikka. Kes see tantsis siin õpetajatega? Keil Siim. No ikka alati kõige julgem. Häid jõule. Nii. Kas see pakike läheb ka kellelegi läheb? Okei. No, ootame siis, vaatame, mis siin edasi. Kuulge, ma kutsun korra uuesti. Mul on siin ühed pakid veel. 8. A ja 7. C. Kas on kedagi ilmanud? Ei ole? No saavad hiljem kätte. Läheme siis showga edasi. Nii. Saada sagarullele Sõrvemaale õlle, saada sagarullele Sõrvemaale õlle. Näide põldullele põdemassa õlle, näide põldullele põdemassa õlle. Näide nurmeõllele närtsimassa õlle, näide nurmeõllele närtsimassa õlle. Hainamaade õllele hallitamas õlle, hainamaade õllele hallitamas õlle. Mine vihma õllele, vihu neid õlle, mine vihma õllele, vihu neid õlle, mine huubu õllele, uha neid õlle, mine huubu õllele, uha neid õlle. Neme musta õllele, muide seas õlle, neme musta õllele, muide seas õlle. Tõrvas kandu õllele, tõiste seas õlle, tõrvas kandu õllele, tõiste seas õlle. Tule, tule õllele, tuule kõne õlle, tule, tule õllele, tuule kõne õlle. Vii vihma õllele, Venemaale õlle, vii vihma õllele, Venemaale õlle. Aja huubu õllele. Yo, yeah,
Võiks teha ikka nii nagu kombeks ikka siin võtta rikastelt, aga ei jagaks mitte sittagi. Juba netis tuuri parimaid vargusnippe tuubib luubis. Robin otse huudist esikaanel pilt uudis. Uurib juba käes on suunis mõtte puuris, just kui obivan genobi tehes tobi täis tuuril. Paneb tuuri, puutsub puukuurist ja siis suud pruugib, kui miskit selle kohta ütle, laseb lahti koerad kuudist. Eelnev tekst tekkis, sest et riimil lasin veereda ning reaalsusega see ei too mingit seost. Kuid kui metafooridena oleks selle kirja pannud, oleks selle loo mõte hävinud juba eos. Ma panen sõna mulda kasvama, kuniks selle pistab pealupu ja toob ilma valgusele mu sõnakuller kupu, mu sõnakuller kupu, seada jalalud on murduda, need paranevad kähkusega, pole ial kurdnud. Nüüd võtan kätte ja sellesse subkultuuri upun, tahaks olla tipptasemel, kuid olen suu peale kukkunud. Kui tõsi pead on lukus, on vähk räpparite luksus ja leksus, sest rahvale ei meeldi ju liigne kompleksus. Just kui ajud läbi pekstud, vastasega ringis ning keel raundi lõppu, hiljem teevad mõned ringid ja mängivad seal sõpru, sest kaotusvalu näidata on ju liigne nõrkus. Kes meist ei unistaks autost? Nüüd jälle on selline maa autohall, karterist oli tikub sirinal, neetud tihendan deformeerunud. Arvussepp pagandusi palati, nõelklapitilt umbes 15, ujub funktsioneerimist loomunud. Hoiamehed jälle ära tõmmatud, tahavad te pigem läinud sama teen, kes käskis mul seda kärvust soetada. Keegi ukse peale loll on kraapinud, minu olemuse hästi ära tabanud, olema tähti inspektsiooni teada. Suumotähes kostab üsna veider toon, teda rängad on kahjustanud korrosioon, peab kustatud tuue hankima. Aagumine rehv loksub vahtlaselt, kui paneks sinna ratta mõne vantri all, meister teenindajaks on aidata. Shake up the happiness, wake up the happiness, shake up the happiness, it's Christmas time. There's a story that I was told, and I want to tell the world before I get too old and don't remember it, so let's dissemble it and reassemble it. Oh yeah, once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake up the happiness, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake up the happiness, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time.